Tere hommikust! Ilusat pühapäeva hommikut. Käes on 29. märts. Ma just tulin pesust, panin ennast enam-vähem valmis ja lähen täna siuksele toredale üritusele, mille plakatit ma nägin siin alumise korruse baaris, et siin minu lähedal põhiväljakul toimub mingi cool tasuta koerte event, mingi photobooth, snacks, ühesõnaga mingi siuke tore event. Mõtlesin, et why not you katsetada seda järgi või katsetada, tšekkida järgi. Nii et ma siin tegin väikse meigi, panen ennast valmis. Ja üldse, täna on minu lemmikpäev nädalas ehk pühapäev. Ma räigelt armastan pühapäevi, ma ei tea, minu meelest pühapäevadel on mingi eriline magic kuidagi. Mulle täiega meeldivad pühapäevad. Eriti kui nad on ilusad ja päikselised nagu täna. Nii mõnus oli täna süüa hommikusööki esimest korda siin selle korteri terrassil, sest et suht kehv ilm on olnud, mingi vihmane ja hommikud on ikkagi olnud mingi 6–8 kraadi. Aga täna oli 14 kraadi juba hommikul mingi 8 paiku. Ja tore on ka see, et järgmisest nädalast, järgmisest laupäevast läheb soojaks. Alla 20 väga enam ei ole siis päeval ja ööd ei ole väga enam alla 10. Nii et mega tore. Ma nii ootan seda, ma tahaks juba nii väga randa minna. Sest eelmine aasta ma tegin Easteri ajal Kalamatal juba esimese ujumise. Aga see aasta ma ei kujuta ettegi seda, sest et nii külm on olnud. See talv on kuidagi nii pikk olnud Ateenas see aasta. Külmaks läks juba novembri alguses ja nüüd on märtsi lõpp, järgmine nädal on 1. aprill ja ma ei tea, kuidagi nii jahe on olnud. Nii et ma väga ootan soojemaid ilmasid. Ja seda, et saaks kas või lihtsalt isegi mitte ujuma minna, aga lihtsalt päikest võtta. See lakk läks silma mulle. See lakk läks suhu mulle. Nii et vaatame, kuidas täna see tore koerte event on ja pärast on võib-olla ühe sõbraga kokku veel. Ja homme, issand, see on nii suur asi. Kui ma siia kolisin, siis ma kolisin siia juunis, eks ju, siis 2 aastat tagasi juunis Ateenasse. Ja siis esimesel nädalal oli Imani kontsert. Imani on üks mu lemmikartiste. Ja see oli kuidagi nii märgiline. See tähistas täiega nagu mingit siukest uut algust. Ja ma täiega otsisin 2 aastat. See oli elu parim kontsert. See oli on Top of Lükabettus Hill päikseloojangul. See oli super maagiline venue üldse sellel hetkel. Ja selle kontserdiks see sobis sinna nagu mega hästi. Ja siis ma 2 aastat otsisin, et tahaks täiega uuesti Imani kontserdile minna ja nii tore oleks. Ei olnud kuskil. Ja nüüd homme 30. märts tuleb uuesti Imani Ateenasse. Küll mitte ei ole see Lükabettuse kontsert, vaid on Stavros Narhoses. Aga see on kuidagi nii nagu märgiline. See, et ma siia kolisin, oma tuviboksi oli Imani on ju kõik see Ateena elu sai alguse. Ja nüüd see kuu, kui ma siis tuviboksist välja kolisin oma uude korterisse ja tuleb uuesti Imani. See on selline kinda nagu full circle moment minu jaoks kuidagi. Et jah, ma väga ootan homset kontserti. Nii tore, nii mõnus päikseline. Nii tore nautida terrassi. Okei, see koerte event oligi lihtsalt üks pisikene silt, mille sees oli auk ja nagu pause captured hair või midagi taolist.
ja siis seal sai pilti teha korra, aga rohkem siin tegelikult nagu midagi ei toimu Varnava Square'il. Aga ma võtsin väikse jäitsu ja istun päikse käes ja mega mõnus on. Isegi Topster sai väikse steeviaga vaniljeetise lusikatäie. Tere hommikust, on esmaspäev. Meil on 30. Märts. Oh my god. Ja on väga tore uus nädal algamas. Eile õhtul ma sain ühe sõbraga kokku, tegime paar klaasi veini, väga tore oli. Ja siis täna hommikul olen olnud töölainel, oleme arutanud siin ühe retriidi asju content creation wise ja siis veel mõningaid uusi ideid. Ja ühesõnaga, mega põnev. Ma olen väga excited, ma olen väga elevil kevade osas, mis on tulemas ja lisaks täna on siuke töine päev tulemas, vähemalt päeva, ütleme, esimesed, ma ei tea, 6-7 tundi. Mu kliendid, kes tellisid, püsiklient, kes tellis mult reisikava äkki novembris, detsembris perega Taisse. Ja nende reis väljub siis 2 nädala pärast, nii et nüüd on siis minu asi üle käia kogu nende reisikava, kas majutused kõik endiselt on sama, kas kõik need kohvikud, restoranid on avatud, mis sinna kirja said pandud, kas on midagi muutunud nende plaanis. Ma käin selle kõik üle, see võtab mul ütleme siuke 4-5 tundi. Ja siis saab neile ära kinnitada selle ja final versiooni välja saata. Ja siis peaks saatma välja veel mingeid koostöö pitche meile. Nii et jah, siukene töine hommikupoolik. Aga kuidagi väljas on nii soe. Naljalt alla 20 nüüd päeval enam ei lähe sellest nädalast, nii et ma olen nii excited kevade, suve, mis iganes soojemate ilmade osas. Ja siis ma olen veel siin üritanud endale hambaarsti aega saada, sest et ma käisin, mul on siin Ateenas nii-öelda enda hambaarst, kus ma olen siis 2 aastat vahelduva eduga käinud ja mul üks hammas valutab. Sellele hambale on tehtud kunagi juureravi. Ma ei tea, kas see vist on elus hammast, et ma ei tea väga palju sellest hambaarsti värgist ausalt öeldes, aga igatahes see hammas valutab mul. Ta ei valuta, aga ta on valus, kui ma söön, ma hammustan selle poolega ja kui ma joon mingit kuuma jooki. Külmaga ei ole. Ja siis see hambaarst, kus ma käisin, seda et siia tuleb kroon panna. Ma ei nõustu sellega, sest et ma tahaks loota, et midagi saab veel ära teha, kas või uuesti näiteks juureravi. Nii et mul siin nüüd kõrvalmajas on üks hambaarst, kuhu ma tahaks aega saada, keda kõik väga soovitasid. Aga ma sain alles 15. Aprilliks sinna aja. Nii et ma nüüd ei teagi, mida sellega teha, et üks koht on veel, kuhu ma saaksin potentsiaalselt helistada, kes ongi spetsialiseerunud nagu juureravile. Aga ühesõnaga, sellega tuleb tegeleda veel ja siuke admin stuff, töine päev. Aga õhtul, ma olen nii excited, õhtul on Imani kontsert. Ja tundub, et ma lähengi vist üksi, sellepärast, et mul sõbranna, kellega ma pidi minema, ei saa tulla. Ja siis ma küsisin siin veel mõnelt inimeselt, kas nad tahaks või saaks tulla, aga kahjuks ei saa. Nii et tundub, et ma olen sinna minemas vist täna üksinda, aga I'm so excited. Ma olen nii valmis selle jaoks, ma nii ootan seda. She's a queen. Nii et ühesõnaga, selline esmaspäeva päev, hommik. Ja vaatame, mis see töine päev toob ja kui palju siin asju tehtud saab, nii et alustame mingite appointmentite korraldamisest ja siis liigume juba edasi teele reisikava kinnitamiseni, lõpliku teemani, väljasaatmiseni, et kõik on nii nagu on planeeritud. Ja siis ma eeldan, et ongi kell juba õhtus ja ongi aeg hakata kontsertiks sättima. Nii et siin toimetamise vahepeale tuli Temu Kuller, tõi mulle paki.
ja siin peaks siis olema lõpuks prügikast, mingid nagid, sest et praegu mul on endiselt prügikast, lihtsalt kilekott. Aga vaatame, mis siin sees on. Esmaspäeva õhtu, kõik toimetused on tehtud ja aeg on ennast Imani kontserdiks valmis panna. Nii et hakkame pihta. Take your time, it'll be alright. If you decided to get on the side, take it easy, take it. Love me,
ilusat kolmapäeva, teisipäeva, viimane aprilli päev, 31. märts. Eile oli Imani kontsert. Let me tell you, see oli imeline. See oli täielik full circle moment. Ma panen siia ka natukene mingeid kaadreid. See oli super, see oli nii hea ja kuna see oli ta uue albumi kontsert tegelikult, siis ma nagu ei oodanud, et ta teeb slow down'i seal, aga I was sobbing, kui ta seda tegi, mul lihtsalt pisarad voolasid, see oli nii hea. See oli täielik flashback 16. juulisse 2 aastat tagasi. See oli esimene kontsert Ateenas peale seda, kui ma siia kolisin. Ja see oli kuidagi nii märgiline ja nii ilus, nii hea. See kestis natuke üle 2 tunni ja ma lihtsalt ei tahtnud, et see lõpeks. See energia, ta tants, kõik see on nagu mind-blowing, kui hea lihtsalt. Ma olen ikka veidi selles mullis. Mitte küll nii palju kui siis 2 aastat tagasi selle Lüka Pettuse kontserdiga, aga issand, Tobi magab nii nunnult. Amore. Aga jah, see oli väga hea. Ma viin Tobi Kruumerisse lõpuks. Tal on päris pikk vahe jäänud, tegelikult ta on käinud iga kuu tagant, aga hetkel on peaaegu 2 kuud vahet. Ta käis viimati jaanuari lõpus ja praegu on märtsi lõpp, ongi 2 kuud on vahet. Ja ta on väike koopamees, nii et viin Tobi Kruumerisse. Kell on praegu 10:28, Tobil on Kruumer kell 2. Nii et sellel ajal, kui ta seal on, mul on mingid pakid tulnud, Ikeast on riidepuud näiteks tulnud, ma saan veel viimase mingi suveriiete kohvri lahti pakkida, milleks mul lihtsalt riidepuid ei olnud. Ja veel mingid asjad ja midagi tuleb tagasi saata, et siis ma vahepeal tegelen sellega. Ja kuna mind peatati üks päev liikluses kinni, et mul 2 või isegi 3 tagumist tuld ei põle, siis ma peaks ka panema endale auto parandusse mingi aja. See, kus ma käinud olen, on Halandris, nii et vaatab, peaks ka talle helistama. Eilse reisikava ma sain ära lõpetatud, välja saadetud, nii et sellega on korras. Võt, ja siis ongi täna siukene suhteliselt rahulik päev. Ja Tobi Kruumer on umbes 2 tundi, nii et 2-st 4-ni siis on siukene toimetamise aeg. Ta endiselt karjub öösel, haugub väga palju, sest kõik hääled on tal uued ja ma ütlen, et suht nagu siuke sleep deprived olek on, et ega väga üle 3-4 tunni öösel und ei tule kokku, sest kõik hääled on nii uued talle, naabrid on ümber ringi, väljas on palju liiklust võrreldes siis Elisia /Sografuga. Et see võtab harjumist, aga ma loodan, et ta varsti harjub ära sellega ja lähevad need ööd natukene rahulikumaks. Võt. Aga ma arvan, et praegu on natukene veel aega, mõned tunnid, et ma siin panin pesu kuivama ja kappi ja koristasin veidi. Nii et jah, vaatame siis, mis see päevakene toob. Nii, Tobi on Kruumerisse viidud, aga mul on kõht mega tühi, sellepärast et ma tegelikult plaanisin enne, kui ma tulema hakkan, kodus süüa. Ma tegin neile ahjukartuleid, kõik nagu magusa paprikaga ja mõnusad. Aga mul ei olnud kastet sinna, ma ei tahtnud nagu lihtsalt mingi paljast majoneesi ka näost sisse ajada. Ja mul ei olnud kreeka jogurtit enam, et teha kastet. Siis ma tellisin nagu nii vett ka ja mingeid asju veel nagu Woltiga nagu grocery stuffi. Ja see muudku näitas, et delayed, delivery delayed, 4 minutit ja lõpuks oli tund ja mingi 6 või 7 minutit ja teda ikka ei tulnud. Siis ma pidin kodust ära tulema juba, nii ma tahtsin täiega neid kartuleid just selle kastmega süüa. Obviously, kui ma oleks teadnud, et nagu, oh my god, mul ämblik akna peal, auto akna peal.
kui ma oleks teadnud, et ei tulegi see delivery, ma oleks muidugi nagu ära söönud. Nüüd mul on kõht nii tühi, aga ühesõnaga, Tobi on Groomerisse viidud. Väljas on üllatavalt soe. Väljas on mingi 19 kraadi ja mul on päris palav, ma ütlen. Nii et nüüd ma lähen võtan oma pakid ära ja postitan mingi paki tagasi ka, sest et mulle meeldib täiega Vinterist asju tellida ja ma tellisin sellise Poho nagu ehetehoidja, kus on selline väike klaaspurk. Ma panen pildi siia ekraanile what it was supposed to be nagu. Selline klaasist purk väike ja sellise nagu makrameega ümber ringi. Ja siis see müüja lihtsalt väidab mulle, et pilt oli illustreeriv, et tegelikult saatis mulle mingi purgitäie kive. Nagu, mida? What? Mul on Vinterdi saagas nagu veel päris naljakaid asju juhtunud. Näiteks mingi tšikk pani mulle kingituseks kaasa mingi aluspesu nagu. Panen sellega siia ekraanile. Ühesõnaga, ma lähen nüüd tagastan ta kuradi kivit talle ja siis lähen võtan muu mingid IKEA ja Kia mingid need riidepuud ja asjad. Ja siis ma lähen vist koju tagasi, mul nüüd roughly 2 tundi, kuni Tobi on Groomeris. Võib-olla läheb täna isegi natuke kauem, sest et ta on päris metsamees. Aga mul kõht nii tühine, et ma lähen koju tagasi nüüd. Ja siis, ühesõnaga, vaatame. Pakid peale võetud ja kodus ära käidud, süüa ikka ei jõudnud. Nii et lõunasöögist saab literaali mingi varane õhtusöök. Aeg Tobi peale võtta nüüd. Ilusat kolmapäeva. Väljas on mega vihmane ilm. Ma unustasin ööseks paljad välja ja need on kõik läbi võttinud. Ühesõnaga, täna tuleb ilmselt kodune päev ja läpakapäev ja toimetamiste päev. Võt nii. Tere, neljapäeva hommikut. Täna on 2. aprill ja mul on nii hea meel öelda, et mul on nii palju energiat. Ma magasin terve öö ilma kordagi üles ärkamata. Tobi magas terve öö ilma kordagi üles ärkamata, ilma mind üles äratamata. Ma arvan, et see aasta esimest korda. Siin korteris kindlasti esimest korda, aga overall ka ma arvan, et see aasta vist tõesti esimest korda. Ja mul on väga hea olla, mul on energiat, ma söön hommikusöögi ära ja lähen gymmi, ma saan lõpuks minna trenni. Siin küll tuleb väike disruption vahele selle Easteriga, et mingitel päevadel on gym kinni nüüd. Aga oh man, see trenn saab hea olema. Nii et sööme ära, mul on siin mu võikud, mu kohv, nii et sööme ära ja lähme trenni.
However, öösel oli megatorm, siin on mega suur liivatorm ja vihm. Nii et mul isegi mingid tükid terrassil on kuskilt alla kukkunud, ma ei tea kust, ma ei suutnud tuvastada. Aga see on päris hull, mis toimub praegu näiteks Santorini, Dinos, Rhodos, Kreta, see on nagu crazy. Ja fun fact on see, et ma panin terrassilt, võtsin kõik padjad tuppa ja Topster arvab, et see on tema pesa nüüd. Amore. Päidjad. Nii, lähme trenni ja ma pean, kell on 10:51, ma pean suhteliselt kähku tegema, sest et ma pean hiljemalt kell 2 alustama ühte assignmenti, ühe koostööprojekti jaoks. Põhimõtteliselt, et hinnata mu hispaania keele taset, ma ei tea täpselt, nagu ühesõnaga, mu hispaania keel on suht roostes juba peale mitu aastat sealt ära kolimist ja ma ei tea täpselt nagu, kuidas selle projektiga saab, aga ühesõnaga, ma pean seda projekti alustama hiljemalt 14:00 täna, nii et lähme ruttu trenni. Trenn tehtud üle mingi 1,5 kuu vist reaalselt. Ma olen homme ilmselt mega valus, sest et ma vähendasin raskuseid ainult nagu väga vähe. Unbelievable, mega hea tunne, lihtsalt unbelievable. Koju. Tere hommikust! Tšau! Käes on reede, 3. aprill ja ma olen natukene sõnatu. Palun andke kannatust lihtsalt. Ma olin eile Ikeaga kõnes kokku 2,5 tundi. Ma pean ennast väga tagasi hoidma, et mitte väga koledaid sõnu kasutada hetkel. Aga nagu see olukord on lihtsalt pekkis. Ma lähen nii närvi lihtsalt. Põhimõtteliselt esimene madrats, eks ju, jutt käib endiselt sellest külaliste toa madratsist. Esimeses madratsis oli väidetavalt auk. Seda minu silmad näinud ei ole, seda nad ei saanud tuua. Teine madrats
esimesena siis tõid 21. märtsil. Tähendab, esimesena pidid tooma 21. märtsil, et 2 madratsit oli kokku, eks ju, minu magamistoa madrats ja külaliste magamistoa madrats. Sellega koos nad pidid siis tooma ka teise madratsi, on ju. Teine katse oli 27. märts. Siis nad tõid madratsi, millel oli 10 sentimeetrile noa siuke scratch ja mustus ja nagu must peal, ehk siis ta oli kuhugi nagu katki tõmmatud. Seesama delivery kutt viis ta tagasi. Ma ei pannud sinna oma allkirja alla. Alates eelmisest reedest, see on nädal aega, olen ma üritanud IKEA-t kätte saada. Kuni eilseni siis. Eile lõpuks mulle helistas keegi tagasi, aga ma kuni 4 päeva õhtuni iga päev 3-4 korda helistasin neile, et küsida, mis see seis on. Millal ma saan madratsi või kui seda madratsit ei saa, siis millal ma saan refundi, mitte kas ma saan, vaid millal ma saan refundi. Sest et aprilli jooksul ma pean selle teema ära lahendama. Kuna mai alguses, nagu ma rääkisin, siis ma lähen ära ja tagasi tulen, siis tuleb juba kohe mul sõbrants siia minu juurde Itaaliast. Ma olen nii kettas lihtsalt nagu. Mitte kõik lubavad kogu aeg, jaa, ma helistan sulle homme tagasi, ma helistan tunni aja jooksul tagasi, ma helistan sulle 2 päeva jooksul tagasi. Mitte kuradi keegi ei helistanud mulle tagasi sealt. Mitte keegi. Kuni ma siis eile reaalselt hakkasin kasutama uut taktikat ja ma ütlesin lihtsalt, et no, sorry, I'm not gonna drop the call before I actually get an answers, like accurate answers, like am I gonna get a refund or am I gonna get the mattress? Ja ma lihtsalt vaidlesin nendega seal kõnes. Ja ma lihtsalt keeldusin enne reaalselt toru ära panemast. Ma saan mingid vastused. Lõpuks mind suunati edasi siis mingi team manageri juurde, kes omakorda suunas mind edasi siis mingi delivery issue tiimi manageri juurde, keegi, ma ei tea, Vasja, Vaso, Lopolos, whatever. Jesus fucking Christ, lihtsalt nagu, kuidas saab niimoodi, mitte keegi ei tea mitte midagi. Ja kõige parem on see, et alguses mulle öeldi, et jaa, et selle Vesteroi madratsiga on tarneraskused meil, selle Vesteroi madratsiga on tarneraskused meil hetkel ja kuna seal tellimuses oli väga palju ka teisi asju, siis nad ei saa refundida ühte toodet sealt tellimusest, ehk siis nad peavad nagu refundima kogu selle tellimuse, mis tähendab, et siis nagu muud asjad viiakse siis ala ära või? Ma ei tea. Ja kogu see asi on olnud lihtsalt nii kuradi sürr ja mul on nii kopp ees lihtsalt IKEA-ga taidlemisest. Täna läheb see saaga edasi. Täna peaks vähemalt helistama uuesti seesama tiimijuht, see naine mulle, sest eile ta oli juba reaalselt, ma viisin ta nii kaugele oma asjadega, et ta oli mingi, et okei, et me paneme laos selle madratsi takso peale, aga point on selles, et see madrats on mingi, ma ei tea, 40-50 kilo, ma maksin delivery eest, ma ei jõua seda madratsit ise tassida ülesse. Sellest on vähe kasu ja ükski taksojuht ei olnud nõus seda tegema. Nii et täna läheb see saaga edasi ja ma ei saa aru, miks see delivery company, kes seda madratsit või üldse IKEA tooteid siis algselt, eks ju, tarnib, viib, deliverdab inimestele, miks nemad ei suuda vastata IKEA-le, et millal nad seda teha saavad, sest IKEA ootab neilt vastust väidetavalt nädal aega. Mamma mia, see on lihtsalt, sa näed ja sa ei mürista lihtsalt nagu Anna freaking kannatust nagu. Ja lisaks selle kõige kõrval ma tegelen taustal veel nagu muu admin shitiga, ehk siis elektrifirma Tei ütles mulle, et saatis SMS-i, et palun vaadake neid elektrimõõdikute näite, kui te ei esita neid 24H jooksul, siis nad võtavad eelmise 6 kuu keskmise. Ma ei tea, kus need on. See agent, kes siin tegeleb nende korteri asjadega, tema ei tea, kus need on. Mu naabrid ei tea, kus need on.
ja korteri omanik on puhkusel, tema ei vasta, aga see agent, kes temaga suhtleb, ütles, et ka nagu tema ei teadvat, kus need on. Siin elas 2 inimest, 2 päris tuntud näitlejad Kreekas, enne kui ma siia kolisin. Ja 2 inimese elektrikasutus on tiba teine kui 1 inimese elektrikasutus, okei? Ja ma ei taha, et nad saadavad mulle mingi randoomse arve. Ma tahaks, et see oleks akuraatne vastavalt sellele, mida mina olen kasutanud, eks ju, siin märtsi jooksule. Nii, siis ma tegelen veefirmaga. EIDAP vist on selle nimi. Põhimõtteliselt, selleks, et see leping minu nimele siis võtta, ma pidin ka seal tegema mingeid protseduure online'is, koha peal, mis iganes, aga seal on vale aadress, seal on mu aadress 25. Aga minul on see aadress 27 ja ma olin nagu mingi, et aga kuidas ma saan siia süsteemi kinnitada, et see tuleb minu nimele, kui siin on valed andmed, siis nad on mingi, et ei, kinnita ära, siis me muudame ära. Nagu ma tean, et siin eelmistel oli veega mingi jama, mina olen üldiselt maksnud mingi, ma ei tea, 8 kuni 15 euri kvartalis vee eest, ehk siis nagu 3 kuu jooksul, nende veearve oli mingi ligi 3 sotti. Ehk siis, ja see agent ütles, et midagi oli seal valesti sellega, ehk siis ma kardan, et ma ei tea, mis see aadress 25 majanumbriga täpselt on või kas seal on mingi business või ma ei tea, võib-olla on mingi toidu teema on ju näiteks, et nii suur veearve on, võib-olla nad maksid selle eest, ma ei tea, igal juhul nagu lihtsalt taaskord see, et mingi error, ainult errorid mingi asja ajamisega. Siis mul on hetkel nagu see, kuidas seda nimetatakse? See ei ole pocket router, see on nagu siuke valge karp, routeri kast endiselt, aga seal on nagu SIM-kaart sees, ehk siis see on portable router, ehk siis sa saad seda nagu kaasa võtta, kaasaskantav router siis, eks ju põhimõtteliselt. Ja eelmises korteris oli sellega mega mul nagu net oli väga kehv, siin sellega üldse probleeme ei ole. Aga ma saaks veel parema ja veel kiirema neti, kuna siia saab teha nagu seda valguskaabli liitumist vist on selle nimi, sest eelmises korteris ei läinud nagu neid ühendusi sinna üles, tuviboksi. Ja see on kokkuvõttes ka soodsam. Okei, selle installimistasu vist oli 60 euri, aga praegu ma maksan selle eest 34,50 kuus. Aga see teine net tuleks 27,50 ja veel parem ja kiirem on ju. Ja taaskord siis ma ootan nüüd juba, ma ei tea, 1,5 nädalat, et keegi helistaks mulle, võtaks muga ühendust sealt. Et ühesõnaga, asja ajamine Kreekas. Siga, slowly, see on ainult ootamine. Mamma meia, lihtsalt andke mulle kannatust nende asja ajamiste osas. Või olla. IKEA madrats tuli ära. See oli nii naljakas. Nad panidki selle lõpuks. Nad ei saanud seda delivery company't kätte. Seal oli mingi error sellega. Ja lõpuks nad panid laost selle madratsi takso peale mulle. Taksojuht tuli ülikonnas. Kõik tassis selle madratsi sisse mulle. Ühesõnaga, teine madrats on siin. Tararara. Kus sa oled? Peo. Ühesõnaga, madrats on olemas ja ma nüüd võtan ta lahti, panen voodi peale ja ta saab hakata paisuma.
et vaatasid. Selle nädala vlog võib-olla ei olnud kõige sisukam, sest et ma tegelesin mingite projektidega, arvutis tööasjad, mingitele projektidele kandideerimise asjad, mingite asjade enda nimele võtmised, sihuke admin stuff, väga-väga palju see nädal. Aga ma loodan, et sul oli seda ikkagi tore vaadata. Kui sa tunned, et sa tahaksid midagi rohkemat siin videos näha, mida ma võiks kajastada, siis anna mulle all kommentaarides teada. Kui sulle see video meeldis, siis pane videole like, subscribe'i mu kanalile ja ma soovin sulle ilusat laupäeva, kui sa seda vaatad laupäeval, aga üldiselt mis iganes päeval sa seda vaatad ja aitäh, et sa vaatasid mu videot, mina hakkan seda videot nüüd kokku monteerima ja ma soovin sulle ilusat päeva. Tšau!